Miks me käime trennis? Ennekõike ikkagi on meil paika pandud kindlad eesmärgid, on need siis kehakaalu langetamine või kehakaalu tõstmine, visuaalne pilt, kindlasti reljeefi väljatoomine, üldvormi parandamine või näiteks jõunäitajad, miks mitte, mingid uued rekordid lamades surumises, kükis, jõutõmbes, miks mitte. Hästi olulisel kohal on eesmärkideni jõudmisel lähedaste mõistmine. Sinu pere ja sinu lähedased peavad aru saama, miks sa seda teed, miks sa käid trennis. Toetus on hästi oluline. Samamoodi nad peavad mõistma ka näiteks sinu toitumisharjumuste muutumist, et ei tehtaks sellest mingisugust suurt naljanumbrit, kui sina näiteks mingisuguses sünnipäevalauas ütled, et ma ei saa seda või seda süüa, sellepärast et mul on praegu dieet käsil, siis peab arvestama sellega, et nii mõnigi võib hakata selle toitumise osas nalja tegema, et need on asjad, millega peab arvestama. Nii et, ja samamoodi sa pead arvestama ka loomulikult ajaga, ajaliste võimalustega, rahaliste võimalustega, et siin on palju nüansse, samamoodi ka pead arvestama, millised võimalused on sul üldse trennis käia. Kas sinu kodu lähedal on mõni suur spordiklubi, selline spordiklubi, kus sa saad kõik oma asjad tehtud, samamoodi kui sa ei ole harjunud üksinda treenima, kas sul on lähedasi tuttavaid, kes on nõus sinuga koos trennis käima, et vaata üle, millised võimalused sul on ja tee vastavad korrektuurid ja ma usun, et läheb hästi.